tere, armas Noorteaken kuulaja, mina olen saatejuht Grete ning tänases saates räägime lähemalt investeerimisest ning rahatarkusest. Mul on tänase episoodi raames väga äge külaline, kes ise kutsub ennast miljoni neiuks, nii et kohe saame siis teada, kus see nimi on tulnud ja miks just seal sõna ees see miljon on. Aga tere tulemast meie podcasti Miljoni neiu. Räägi, tutvusta mulle ennast 3 sõnaga. Kes sa oled? 3 sõnaga, mul on tavaliselt neid sõnu rohkem, aga ütleme siis nii, et ma olen investor, rahatarkuse jagaja ja õpetaja. Millega sa siis ikkagi igapäevaselt tegeled? Mind ikkagi päriselt väga huvitab see nimevalik. Kus see siis tulnud on? No, need on juba 2 eraldi teemat, millega ma tegelen ja mis on nimi, aga nimi tegelikult tuli puhtalt sellest, et miks ma üldse jagan rahatarkust, see kõik sai alguse sellest, et Märten Kress pöördus minu poole ja ütles, et ta tahaks jõuda siis nooremateni ja ütles, et mina võiksin olla see inimene, kes rahatarkust jagaks. Ja ma mõtlesin, et okei, miks mitte, see tundub äge idee ja hakkasin erinevaid ideid genereerima, et kellena ma võiksin seda siis teha, sest ma teadsin, et päris enda nime alt ma seda ei teeks. Ja miks just miljoni neiu, sellepärast, et ma olen neiu, kelle eesmärk on jõuda miljonilise investeerimisportfellini, nii et see nimi annab tegelikult siis edasi minu eesmärki. Jah, mul just tekkis see küsimus, et sa ütlesid, on ju, et sul on tegelikult teine nimi ka, et ma tahtsingi küsida, et kas su passis on ka siis miljoni neiu või on sul ikkagi ka päris elu. Aga kuidas sa jõudsid üldse majanduseni, et sa ütlesid, et sinu poole pöörduti ja et rääkida rahatarkusest, aga milline see teekond enne seda oli ja kas sa juba lapsena teadsid, et sinust saab miljoni neiu või olid sul lapsena hoopis mingid täiesti muud unistused? Kui ma olin 1. klassis, siis ma mäletan, et õpetaja palus meil kirja panna, kelleks sa saada tahad. Ja ma ei teadnud, ma ütlesin talle, et ma ei tea, kelleks ma saada tahan ja ma ei taha kirja panna. Ta ütles mulle, et sa pead seda tegema. Ja siis ma panin lihtsalt sama asja, mis oli minu pinginaabril, nii et 1. klassis tahtsin mina saada juuksuriks, mis siis ilmselgelt ei olnud tegelikult tõsi. Aga peale seda ma väiksena tahtsin vist kuni põhikooli lõpuni tegelikult saada õpetajaks. Ja see oli minu väga tugev soov, sellel ajal ma investeerimisest mitte midagi ei teadnud ja mu vanemad ka teadlikult niimoodi rahatarkust mulle ei õpetanud. Ehk siis kogu see teema ja tegelikult jäi minust kaugeks. Küll aga ma teadsin väiksena, et minust saab väga edukas inimene. Ma nägingi seda, kuidas peretuttavad elasid, millist elu nad elasid ja ma teadsin, et ma tahan endale täpselt seda sama asja lubada. Ehk kui ma tegelikult olin 14-aastane, siis ma läksingi tööle. Ma töötasin juba kohe 1. suvel 2 kohal, ma olin maasikamüüja ja ma olin Võsupoes teenindaja. Ja siis ma juba teadsingi seda, et ma tahan saada edukaks inimeseks ja minu peas tähendas see seda, et ma pean lihtsalt väga palju tööd tegema. Ja ma ei teadnud sellel ajal siis investeerimisest mitte midagi. Ehk siis ma lihtsalt nii-öelda ajasingi endale raha kokku, sest ma arvasin, et see ongi nii-öelda edukuse võti. Ja nii ma tegingi päris mitu suve, kuni ma lõpuks kuskilt kuulsin investeerimise kohta. Ja võib-olla kõige suurema tõuke andis mulle tegelikult Tartu Ülikoolis majandusteaduse õppimine. Ja kuidas ma sinna jõudsin, oli ka tegelikult puhtalt täielik juhus. Ma õppisin varem geenitehnoloogiat ja üks päev ma helistasin emale, et ma ei lähe viimaseid eksameid tegema ja ma lähen nüüd majandust õppima. Ja nii läkski ja tegelikult majandust ma läksin õppima puhtalt sellepärast, et mulle meeldib matemaatika, on 1. klassist saadik meeldinud. Ja nii ta läks ja siis, kuna minu ümber lihtsalt oli nii palju neid teemasid, kõik rääkisid investeerimisest, siis ma jõudsingi ise raamatute lugemiseni ja seal see huvi järjest süvenes, kuni ma hakkasingi lõpuks siis ise ka investeerima. Aga kõik see, mis tegelikult toimunud on olnud juhuste kokkulangevus, ma ütleksin.
No väga äge, seda on meeletult inspireeriv kõrvalt kuulata ja kui ma vaatan sind, siis sa räägid sellest ka nagu nii kuidagi nagu sära on silmis ja sa tead, mida sa teed. Enne veel, kui ma läheks siit edasi ühe teise küsimusega, ole hea, seleta meie kuulajale lahti, mida see investeerimine tähendab, võib-olla mõni noor mõtleb, et no mida sa nüüd ajad siin tädike, on ju, et noh, et ka nende jaoks võib-olla lihtsamas keeles. Jaa, no kui me räägime täiesti lihtsas keeles nii-öelda, siis tegelikult investeerimine ongi pikaajaline raha kogumine ja selle kasvatamise eesmärgiga. Ehk siis sa paned oma raha kuhugi kõrvale selle eesmärgiga, et see vara järjest kasvaks. Et ta ei jää sul lihtsalt seisma, sa ei pane seda ainult pangakontole, vaid sa siis investeeridki, paigutad selle raha kuhugi varadesse, mis sul aitavad siis enda vara kasvatada. Suurepärane 5+ võime järgmise kontrolltöö juurde minna. Ühesõnaga, sa mainisid ka, et alguses õppisid geenitehnoloogiks ja siis helistasid emale ja ütlesid, et nii, mina ei lähe eksamit tegema, mina lähen hoopis majandust õppima, öelge, mida tahate. Mis sa arvad, mis hetkel sai lihtsalt sellest erialast, et ma lähen majandust õppima, teadlik selline enda finantskirjaoskuse arendamine ja näiteks ka siis investeerimine ning kui sa juba räägid investeerimisest, siis mis oli esimene koht, kuhu sina investeerisid oma raha? Ma arvan, et selline teadlik investeerimine või nii-öelda enda harimine sellel teemal saigi tegelikult alguse, ma ei tea, äkki tutvumispeost, kui ma majandust õppisin, et kõik rääkisid nendest suurtest investeerimistegelastest, kes on siis maailmas tuntud ja kõik rääkisid investeerimisest ja ma mõtlesin, et okei, kui ma nüüd siin olen, kui kõik sellest räägivad, siis mina pean ka ennast kurssi viima ja sealt saigi see enda harimine selles osas algust, et tegelikult põhimõtteliselt esimesest päevast, kui ma otsustasin siis majandust õppima minna. Ja minu esimene investeering oli 2019 aasta kevadel, see oli 26. aprill, ma mäletan seda hästi. Minu sünnipäev! No vot! Wow. Ja ma investeerisin oma esimesed 100 eurot LHV kasvukontosse. Ehk ma olin endale välja valinud fondid ja see 100 eurot siis jagunes sellel ajal 4 erineva fondi vahel, mis ma olin endale välja valinud. Või oli 3? Ma ei tea, 3 või 4. Ühesõnaga, üks nendest. Igal juhul 100 eurot oli esimene investeering. No see tundub võib-olla noore jaoks päris suur summa. Ma mõtlen, et see 100 eurot näiteks noore jaoks, see võib kuluda väga lihtsalt näiteks H&M-is riiete peale, on ju. Ja siis võtad sina kätte ja investeerid selle, et ma ei tea, kas sul oli hirm ka selles osas, et see suur nagu number on nii suur, et ma võiks selle asemel midagi muud osta või et miks ma lihtsalt peaks seda nagu investeerima või pigem lihtsalt läksid ja tegid? Mul ei olnud mingisugust hirmu, sellepärast, et no, kui mina olen endale midagi pähe võtnud, et ma saan selle teema selgeks, siis nii on. Ja ma olingi juba lugenud väga palju erinevaid raamatuid, ma olin enne käinud Kristi Saare koolitusel ja peale seda ka Jaak Roosaare koolitusel. Ja ma arvan, et Jaak Roosaar oli ka see, kes mulle selle võib-olla viimase tõuke andis, mida mul oli vaja. Ehk siis ta ütleski, et need, kes siin koolitusel on, miljonäriks ei saa ja mina ütlesin enda peas, et vaatame seda asja ja siis ma tegingi kohe ka oma esimese investeeringu. Ja see oli väga teadlik valik ja kuna need Jaagu sõnad läksid mulle nii tugevalt südamesse, siis minu jaoks polnud mitte mingisugune probleem 100 eurot sinna investeeringutesse panna. Muidugi see võib tunduda noore jaoks suur summa, aga see ei peagi olema 100 eurot. Minu jaoks oli see 100, aga see võib olla ka ainult 1 euro alguses või 10 eurot. Ükskõik mis summa, mis sa oled valmis alguses investeerima. Et aga lihtsalt minu jaoks oli see 100. Mm-hmm. No selle asemel, et siis osta võib-olla nädalas üks Mac-eine, siis panna see raha näiteks sinna kasvukontole. Täpselt. Et see summa ju täiesti erineb inimesest. Aga kas tänaseks on rahatarkuse jagamine ning investeerimine sinu peamine elatusallikas või teed sa midagi veel? Ma olen kuulnud siin allikatelt, et sa tegelikult oled ka mentor. Et mida see mentor üldse rahatarkuse valdkonnas tähendab? Ma olen ise ka tegelikult mentor, aga minu mentordan uusi vabatahtlikke, et nad elaksid paremini meie tiimi sisse ja saaksid aimu, mida me teeme, kuid ma kaldun arvama, et võib-olla rahatarkuse valdkonnas see sõna ei tähenda võib-olla päris seda. No tegelikult, ma ütleks, et see mentorlus / selline konsultatsioon.
et mida see minu jaoks tähendab, on siis see, et või mida see ka inimese jaoks tähendab, kes minu mentorlusele tuleb, et ma aitan panna paika plaani, et kuidas ja mida peaks edasi tegema, et põhiliselt need inimesed, kes praegu minu juurde on jõudnud, ongi need, kellel ei ole väga palju üldse aimu, mis on investeerimine, mis on rahatarkus, aga nad teavad, et nad on nii-öelda jõudnud kuhugi auku, kus nad tahaksid välja saada. Ja mina olengi siis see inimene, kes aitab pilgu peale visata kuludele, tuludele, leida need kohad, kust saaks kokku hoida, et mingisugused järelmaksud kas ära maksta. Räägimegi sellest, et ei ole mõtet osta endale telefoni järelmaksuga, kui sa ei saa seda osta endale välja, see tähendab, et sa ei saa seda telefoni endale ka lubada. Ehk siis täiesti põhisammud käime läbi selle jaoks, et see inimene siis saaks enda rahased korda ja sealt edasi juba liikuda ka investeerimise juurde, et hakata enda vara nii-öelda kasvatama. Ja see on üks asi, millega ma tegeldan, ehk siis ma mentordan. Ma ütleks, et praegu veel rahatarkuse jagamine ja miljonineiuna tegutsemine ei ole minu põhiline elatusallikas. See on lihtsalt nii-öelda kõrvaltuluallikas, lisatuluallikas, nagu ma kõigile ütlen, et kõik võiksid seda ka ise leida. Ja see on nagu võib-olla ka minu hobi, et mulle meeldib sellega tegeleda ja kunagi ma kindlasti tahangi sellega tegeleda veel suuremas mahus, aga kõik käibki step by step. Ehk siis vaikselt järjest kasvan. Ja hetkel ma olen siis meediaplaneerija täistöökohaga ja selle kõrvalt siis tegelen miljoni asjadega. Aga meediaplaneerimine tuli minu ellu alles novembris, ehk siis vahepeal ma võtsin natukene aega lihtsalt iseendale see aasta. See oli väga ilus mõte ja mulle jäi kõlama see, kui sa ütlesid, et ei ole mõtet osta järelmaksu peale telefoni, kui sa ei saa seda välja osta. Ja ma ei tea, miks, aga see mõte kuidagi nii väga kõnetab mind, sest minul on ka see, et kui ma midagi tahan, siis ma ostan selle nagu kohe välja ja kui ma seda kohe välja osta ei saa ja ma ei leia nagu viise, kuidas seda välja osta, siis ma ei tee seda. Ja võib-olla üks esimestest nagu mõtetest, mis minul ka nendel hetkedel on see, et ma tean, et järelmaksu peale ostes ma kulutan tühja raha selle peale, et maksta nagu seda seda vaheprotsenti või mis see intress on selle nimes. Ja, et see mõte kuidagi väga-väga kõnetas mind ja see oli kuidagi nii ilusasti öeldud või pani ka kohe kuidagi mõtlema. Aga sa mainisid natukest aega tagasi, et sinu esimesed 100 eurot läksid LHV kasvukonto peale ja kes siis kuulajatest võib-olla ei tea, siis LHV on pank Eestis ja mina tean, vaadates siis sinu väga ägedal kodulehel ringi, et sa oled kirjutanud ka e-raamatu ja see on selle LHV kasvukontoga siis seotud, et sa oled rääkinud selles raamatus. Kas see raamat oli sinu enda algatus või see on ka sinu võib-olla üks esimestest koostöödest ja kellele see raamat üldse mõeldud on? Kas seda peaksid lugema vanaemad, onud, lapsed, tädid, emad, isad? Kõik võivad lugeda, aga tegelikult see ei ole tehtud koostöö raames. Täiesti minu oma algatus, sellepärast, et väga paljud inimesed küsisid mu käest pidevalt, kuidas ma avan kasvukontot, kuidas ma valin neid fonde, see tundub nii keeruline ja kuna ma olin oma mentorlustes siis seda teemat juba puudutanud, ma mõtlesin, et miks mitte kirjutada sellest ka e-raamat. Ma ei ole kunagi LHVs töötanud, ma ei tee mitte mingisugust koostööd nendega, vaid lihtsalt kirjutasingi e-raamatu sellel teemal, mis mind kõnetas. Ja tegelikult on mul tulemas ka uus e-raamat, mille ma kirjutan siis Swedbank Roburi kohta, ehk see on sarnane lahendus nagu LHV kasvukonto, lihtsalt teises pangas. Et nii-öelda siis tuua seda balanssi, et inimesed ei arvaks, et ma teen LHV-ga koostööd, et see tegelikult ei ole nii. Ja see raamat ongi, kuna see ei ole kirjutatud ka koostööna, siis seal ongi puhtalt minu arvamus, mis on need plussid, miinused sinna investeerides, kuidas validagi erinevaid fonde, et ma olen seal välja toonud ka enda portfelli, et kuhu siis mina seal raha paigutan. Ja kindlasti see raamat ongi just mõeldud neile, kes tahavad alustada, aga ei tea kuidas. Eks seal on mul koos piltidega, nii-öelda screenshotidega kõik juhised välja toodud, kuidas sa saad oma esimesed sammud teha, nii et ma ei tea, oled sa kas 18-aastane või oled 60-aastane, vahet pole, see juhend on sulle, kui sa tahad alustada.
ja eks siis kokkuvõtlikult võib öelda, et sa oled rahulolev klient, kes annab siis pangale tagasisidet ja hakkab siis ükshaaval neid panku läbi võtma. Et ma siis jään huviga ootama seda sarja, kus on siis kõik pangad niimoodi järjest lähevad. No võib-olla kõike ei saa võtta, ma ei tea, kas ma ise olen kõigiga rahul, et LHV-SV on need kindlasti, kellega ma rahul olen. Pakuvad häid lahendusi just noortele, et teiste osas ei oska nii palju praegu öelda. Ja kui sa mõtled mineviku peale ja sa mõtled 10-aastasele iseendale, 10-aastane miljoni neiu, nimetame siis seda niimoodi, mida sa õpetaksid seoses rahatarkusega endale? Kas üldse on midagi, mida tagantjärgi õpetada või mida sa mõtled võib-olla niimoodi, et kui ma oleksin 10-aastaselt seda teadnud, et siis oleks olnud väga äge või väga huvitav minu jaoks? Ma arvan, et kuna 10-aastane on juba selline, kes saab ka arvatavasti taskuraha, minul küll niimoodi sellist süsteemi ei olnud, mina ei saanud mitte mingisugust kuu taskuraha, vaid kui mul oli vaja raha millegi jaoks, ma lihtsalt läksin oma vanemate juurde ja ütlesin, et mul, ma ei tea, kas ma tahan minna sõbrannaga kinno või mida iganes, ja siis selle jaoks mul vanemad raha andsid. Kui on aga selline kindel taskuraha, siis ma ütleks 10-aastasele millenniale, et säästmine on äge ja kõik, mida sulle antakse, seda ei pea ära kulutama. Ja tegelikult see kehtis ka siis minu puhul, kui ma ei saanud taskuraha, et isegi kui sulle antakse kinoraha, arvatavasti ikka isa või ema annab natukene rohkem, siis tegelikult ei ole vaja ju kõik ära kulutada. Vaid võikski natukene raha kõrvale panna ehk säästa, mõelda mu unistustele. 10-aastane on kindlasti väga loova kujutlusvõimega, et mis on need unistused, kuhu poole sa tegelikult tahad pürgida ja selle nimel võikski natukene raha juba kõrvale panna, nii et säästa kas või 1 euro. See on juba ka raha. Aga milliseid soovitusi sa annaksid noortele, kes mõtlevad, et nad tahaksid ka võib-olla investeerimisega algust teha, et kust peaks või võiks alustada? No kindlasti tuleks jälgida minu Instagrami kontot, Millennial kontot, sellepärast, et seal ma jagan ju erinevaid rahatarkuse nippe, investeerimise nippe. Nii et see on üks infoallikas, aga kindlasti podcastid, erinevad raamatutest ma tookski välja näiteks Kristi Saare raamatu, kuidas alustada investeerimisega, Jaak Roosaare raamatud, rikkaks saamise õpik, aktsiatega rikkaks saamise õpik, kindlasti rahaedu põhimõtted, investeerimisedu põhimõtted, et vaadata, lugeda erinevaid raamatuid ja kuulata podcaste, et näiteks just kui rääkidagi rahatarkusest, siis oskan soovitada kogumispäeviku podcasti. Kui juba natukene oled investeerimise maailmas, rahatarkuse maailmas ringi vaadanud, siis ka investeerimisjutud on selline podcast, mis on väga hea, võib-olla alguses lihtsalt jääb natukene keeruliseks. Et aga minu jaoks oli ka alguses investeerimisjutud natukene keeruline podcast, mida rohkem ma kuulasin, seda rohkem ise sain teadmisi ja nüüd on üks minu lemmik podcastidest. Ja teine koht on ilmselt vist ka see, et isegi kui sa ei saa aru, siis on võimalik alati guugeldada neid sõnu ja neid mõisteid ja termineid, et ise nagu ka päriselt süveneda ja aru saada sellesse, et ma tean, et näiteks inglisekeelsete raamatute puhul on ka vahest see, et kui sa loed neid raamatuid ja siis tuleb sinna mingi sõna, sa oled mingi ma ei saa päris täpselt sellest lausest nüüd aru, et nagu, mis see sõna sind nagu teeb ja siis kui sa ju otsid juurde või guugeldad, siis sulle samal ajal nagu sõnavarasse tuleb on ju uus sõna ja teisel hetkel sa arendad ka seda, et sa oskad otsida ja endale ise päriselt neid teemasid selgeks teha. Ja ma tooksin siinkohal võib-olla veel välja selle võimaluse, et jällegi LHV-l on olemas tegelikult investeerimisõpik, mis on täiesti tasuta, see on nende veebilehel ja mida see tähendab, on see, et seal on erinevad teemad lahti selgitatud, aga seal on olemas ka terminite selline sõnastik siis nii-öelda, et sa saadki sealt vaadata, mida miski tähendab, et kui võib-olla mõni termin tundub alguses väga keeruline, saad minna sealt piiluda, mida see tähendab. Ehk siis tegelikult infoallikaid on hästi-hästi palju, pane lihtsalt Google'isse need sõnad sisse ja leiadki olulise. Mis on sinu järgmine plaan seoses investeerimisega? Ja siia juurde ma küsiks ka ühe vaataja küsimuse, kes meilt Instagramist küsis, et kuhu sa üldse ise oled investeerinud ja milliseid aktsiaid sa tegelikult ise jälgid?
Ma ise olen investeerinud peamiselt investeerimisfondidesse ja üksikaktsiatesse, aga mul on ka natukene portfellis krüptot, kulda ja veiniinvesteeringuid. Aga seda on tõesti nagu väike protsent, et peamine on ikkagi fondid ja üksikaktsiad. Siis, mis selle küsimuse esimene pool meil oli? Milline sinu järgmine plaan? Järgmine plaan, jaa. Ma ütleks, jõuda miljonilise investeerimisportfellini, see on minu järgmine plaan, et kindlasti ma lihtsalt pidevalt paigutangi raha nii-öelda siis turgudele juurde, mis tähendab siis seda, et ma ostangi endale aktsiaid, investeerimisfondi osakuid juurde. Ja lihtsalt vaikselt sammun edasi, see ongi minu plaan. Ma just üks päev mõtlesin, et äkki ma peaksin enda investeerimisstrateegia natukene ümber mõtlema, et mul on veidi igav hakanud. Aga ma rääkisin enda mentoriga ja tema ütles, et selle jaoks, et midagi katsetada, ei pea päris investeerimisstrateegiat ümber mõtlema, et saad natuke katsetada ja vaadata, kas sobib ja siis kui meeldib, siis saab ümber mõelda, et ühesõnaga see on minu plaan, et natukene katsetada ka uusi varaklasse nende tavaliste juurde, mis mul siis juba olemas on. Mida ma aktsiatest jälgin? Peamiselt neid, mis mul juba ongi portfellis, aga hetkel on mul fookuses finantssektori erinevad ettevõtted peamiselt ja alustajale kindlasti soovitan pigem kõigepealt vaadatagi Balti börsile, meil on siin väga head erinevad valikud juba olemas Balti börsil, mida jälgida ja mida ka enda portfellis vahetada. Väga huvitav oli kuulda, kui sa ütlesid, et mul on natuke igav, siis ma olin nagu, mis asja, kuidas nagu, et selline lause, aga ju see siis näitab, et on võimalusi ju tegelikult terve maa ja ilm täis. Aga kui kaugel sa siis ikkagi oled oma unistusest jõuda sinna miljonilise investeerimisportfellini? Natuke ikka läheb aega veel, aga ma ütleks seda, et mida ma olen ka nagu välja öelnud varem, et kindlasti kui ma olen 40, siis see on kindlalt saavutatud, aga tegelikult mul on see siht juba seatud varem. Kõik oleneb ka sellest, kuidas elu läheb, et näiteks ka see aasta ma pole saanud investeerida nii palju, kui ma oleksin tahtnud, lihtsalt puhtalt enda isiklikel põhjustel on korra pidin tempo maha tõmbama, aga nüüd lähen veel suurema hooga siis edasi. Ehk jah, seda kindlat kuupäeva, mis mul endal märkmikus on, teistele ma ei ütle. Vau, kuupäev lausa ka paiga. Ma ei tea, mul ei ole enam varsti sõnu vist. aga meil käis ka krüpto läbi ja üks meie küsimustest, mis meile veel Instasse tuli, oli selline väga huvitav ja meie enne struggle'isime selle küsimuse ka kirjapanekuga, sest kogu aeg läks lause lappama, aga see küsimus kõlab umbes niimoodi, et kui palju krüpto pakkumistest on tegelikult püramiidiskeem ja illusiooniturundus? Võib-olla sa seletad ka mulle lahti, et ma arvan, et sa saad sellest küsimusest võib-olla aru, mida selle küsimuse all mõeldakse ja mis on su vastus sellele küsimusele? Põhimõtteliselt mõeldaksegi seda, et kui suur osa on tegelikult lihtsalt mingisugused pettused ja võib-olla mingisugused üleshaipimised, et me loome väärtust millelegi, millel tegelikult väärtust üldse olemas ei ole. Aga siinkohal ma ütleksin seda, et ma ei ole ise nii suurelt krüptomaailmas sees. Jah, mul on krüptot, aga mul on krüpto nii-öelda portfellis kõige suuremad krüptovarad. Just sellepärast, et ma tunnengi, et ma ei taha nii-öelda mängida nende väikestega, ma ei ole kaupleja, ma olen investeerija ja ma ei ole vaadanud nii-öelda selle pahupoole sisse, et kui palju on neid petuskeeme, ehk siis ma ütleks, et siin kohal ma ei oska vastata päris täpselt. Muidugi, kui sa validki endale neid kõige pisemaid krüptovaraliike, siis võib juhtuda, et seal neid täiesti palju on. Kas Bitcoin ja Ethereum on mingid petuskeemid? Selle kohta ma ütleksin ei. Kas ma ei tea, võib-olla sina oma investeerimise siis nagu aja jooksul, kas on sul võib-olla tekkinud mingid selliseid ka nagu red flag'e nii-öelda, et sa saad aru juba, et see võib-olla ei ole päris nagu nii väärt seda, kui nad nagu ütlevad, et kas on võimalik ka juba nagu mingite väikeste sammude haaval aru saada, et kas see nüüd võib olla päris nagu õige asi või pigem mitte? Ikka on tekkinud.
ongi see, et kui rohkem, ma ei tea, guugeldada, lugeda, on ju, et kas või ettevõtetega on ju samamoodi, et kui ma teen erinevaid analüüse, siis kui ma vaatan juba majandusaasta aruandesse sisse, siis juba seal võib näha, aga need on iga kord nii erinevad, lihtsalt ongi, et kui on üldine pilt selge, kui sa juba tead rohkem investeerimisest, siis sa märkad neid nii-öelda red flag'e ka palju paremini. Et mingit nagu kindlat ma ei oska praegu siin välja tuua. Et ühesõnaga, et kokkuvõtlikult siis tuleb ikkagi ise süveneda sellesse, et päris nii uisapäisa teha ei saa ja... Nojah, sõprade soovitusi ei ole mõtet kuulata. Ise tead ikkagi kõige paremini, see on sinu enda raha ja kellegi soovituste järgi ei peaks toimima, ei tohikski toimida. Ja see võib ka ju tegelikult olla see, mis ka tavamaailmas on nii-öelda, et sõbrale sobib, aga mulle ei sobi, on ju. Et see võib väga olla ka seotud nende investeerimistega, et võib-olla tema jaoks on see nagu meeletult suur, aga sinu jaoks on see võib-olla nagu, ma ei tea, mis seal ikka siis, et nagu öeldakse, siis sinu nii-öelda südametunnistus on ikkagi kõige, või kõhutunne, või ma isegi tea, kuidas seda nüüd lõplikult öeldakse, et on ikkagi kõige teravam ja kõige õigem, et siis seda usaldada. Aga võib-olla tänases podcasti lõppu üks mõttetera sinu poolt, mis võiks äkki noori kõnetada või noori mõtlema panna millegi peale? Ma vist äkki korra ütlesin selle juba välja, aga ma arvan, et noortele, kes võib-olla veel nii palju rahatarkusest investeerimisest ei tea, ma ütleksingi seda, et säästmine on äge. See, kui sa säästad, ei tähenda seda, et sa oleksid kooner. Näiteks, kui ma olin väike ja me käisime koos perega poes ja ma ei tea, toon lihtsalt täiesti suvalise näite, et kui mu ema tahtis osta näiteks vetsupaberit, kus rulli hind oleks odavam, siis mina arvasin, et ta teeb seda sellepärast, et meil ei ole raha. Aga see oli tegelikult vastupidi, ehk siis ta tegi seda sellepärast, et meil oleks raha. Et tegelikult, ütlengi, et säästmine on äge. Mina valin ka poes kõige odavama vetsupaberirulli ja üks päev käisin Konsumis, seal odavat ei olnud, läksin Krossi, ostsin sealt. Ehk siis võib-olla arvatakse, et säästmine on kuidagi ebameeldiv ja et kui sa säästad, siis sul ei ole raha ja võib-olla kuidagi halva kuvandiga, aga see ei ole üldse nii. Et tõesti, kui sa hoiad enda raha kokku selle nimel, et tulevikus elada finantsvaba elu, mis tähendab siis põhimõtteliselt seda, et sa saadki tööl käia siis, kui sa tahad ja puhata siis, kui sa tahad, siis loomulikult säästa selle nimel. Ja see mõte mulle väga meeldib, sellepärast, et ma ise kasutan ka tegelikult seda taktikat, nagu sa ütlesid, et kui Konsumis ei ole seda, siis ma lähen teise poodi, sest nagu ma ei tea, nagu kui ma vaatan erinevaid näiteks ka toidupoe pakkumisi, siis on väga hästi aru saada, et mõnes toidupoes on see üks kindel toode võib-olla €2 palju odavam, kui see oli nagu teises ja nagu selles mõttes toode on ju sama, lihtsalt hind on erinev ja ma muidugi lähen võtan siis selle, mis on nagu palju odavama hinnaga ja selle arvelt lähen teen midagi, mida ma võib-olla tahan teha või panen oma raha kuhugile, kuhu mul on, ma ei tea, kuhu ma tahaksin selle panna või kuhu mul on seda vaja panna, et see mõte on nii äge ja säästmine on ju väga paljud noored võib-olla alguses mõtlevad, et mis see säästmine siis on, aga üks väga hea koht selle nii-öelda arusaamiseks on ka see, et väga paljud noored käivad täna taaskasutuspoodides, ostavad sealt, on ju mingi megaägedad asju ja see on juba üks asi, mis on ka säästmine ja see on säästmine selles mõttes igas mõttes, on ju, et kellegi vana on kellegile uus, on ju. Jaa, et see on säästmine nii sinu enda rahakotile kui tegelikult ka keskkonnale. Täpselt. Nii et jah. See on igati äge, kui inimesed kasutavadki kellegi vana enda uuena. Ja vot sellise ilusa tooniga me täna ka lõpetame. Ääretult tore oli, et sa meiega täna vestlema tulid. Kordan veel Miljoni neiu, ehk siis saate minna Instagrami vaatama ja üldse guugeldama, et kes see tšikk siis selline on ja mis ägedat asja ta siis siin elus teeb. Aitäh, armas Noorteaken kuulaja, aitäh sulle. Et kindlasti kutsun ka üles followma meie sotsiaalmeediat, Instagramis siis Noorteaken, likeige ja kommenteerige ka ning kohtume taas uues episoodis.